Murdvõrrand on selline võrrand, kus tundmatu on nimetajas. Et kui meil on näiteks selline murd A jagatud B-ga, see on murd, on ju, siin see ülemine osa on lugeja ja alumine osa on nimetaja. Ja siis nüüd selleks, et see oleks võrrand, see peab võrduma mingi asjaga, et see võib võrduda näiteks C-ga, on ju. See A, B ja C asemel on mingisugused muud asjad, seal võivad olla mingi arvud, seal võivad olla mingid tundmatud ja nii edasi. Aga oluline on see, et siin B asemel, siin murrujoone all oleks kindlasti mingi tundmatu on tavaliselt näiteks X, on ju. Nii et see siin on näiteks meil murdvõrrand, sellepärast, et siin on all on tundmatu, ehk siis X, ehk siis mingi asi, mis ei ole arv ja ta võrdub mingi asjaga. Et see on see, kuidas teada, et on tegemist murdvõrrandiga. Et kui on mingisugune, ütleme, et meil on näiteks X jagatud 6-ga võrdub 0, see ei ole murdvõrrand, sellepärast, et meil on vaja, et siin nimetajas oleks tundmatu, aga nimetajas ei ole tundmatud. Niisiis. Aga kui me tahame lahendada seda, siis nagu, kuidas seda teha? Kõige mõistlikum viis on see, et sa lood olukorra, kus see A jagatud B-ga, ehk siis see nii-öelda võrrand või see murd on ju, võrdub 0-ga ja siis, et mis peab siis nagu juhtuma selleks, et või tegelikult ma kustutan selle ära ja panen selle C asemele siia 0 lihtsalt. Mis peab siin juhtuma selleks, mis peab siin juhtuma või mis peab olema tõsi selleks, et see kõik A jagatud B saaks võrduda 0. Et B on ju ei saa olla 0, sellepärast, et nagu 0-ga jagada ei saa. Nii et järelikult, mis peab olema tõsi, on see, et on ju A peab olema 0. Ja need kaks asja peab korraga tõsi olema. Ehk siis, näiteks, kuidas selle peale võib mõelda, on see, et ütleme, et meil on nagu 0 jagatud 100-ga võrdub 0. Et A on justkui see 0, B on justkui see 100. Et nagu, et 0 jagatud millegagi on alati 0. Nii et teeme ühe näite ja vaatame, kuidas see siis käib. Kõigepealt otsustame, et nagu, mis saab olla 0 ja mis ei tohi olla 0. Et meil on see ülemine osa siin, lugeja, on ju. Me teame, et lugeja peab olema 0, sellepärast, et kui sa jagad midagi 0-ga, kui sa jagad 0 millegagi, siis sa saad 0. Nii et see peab olema 0. Ja siis meil on see teine osa. Ja see teine osa ei tohi võrduda 0-ga, sest kui ta võrduks 0-ga, siis meil tuleks murrujoone, ehk siis murrujoon on jagamismärk, on ju, meil tuleks jagada 0-ga ja 0-ga jagada ei saa. Nii et need peavad korraga tõsi olema. Nii et lahendame need ära ja siis vaatame, kuidas on. Nii et alustame sellest, et lahendame seda ja me saame kasutada siin seda näiteks ruutvõrrandi lahendamise valemit, et saada vastused. See koma ei tundu üldse koma moodi. Niisiis. Kõigepealt on ju selle kordaja ruudus, ehk siis mitte ruudus, vaid siis vastandarv sellele, ehk siis meil on -1, siis on +-. Nüüd tuleb seesama arv võtta ruutu. See on -4 AC. A on siis selle kordaja, ehk siis 1. Ja C on siis see vaba liige, ehk siis praegusel juhul ta on -6. Nii, see kõik on jagatud 2AC-ga. Vabandust, 2A-ga. Nii et 2 korda 1. Nii, ma lähen siit edasi. Tegelikult ma tulen siia alla, siis me ei pea kuskile kaugele minema. Nii, see on 1 pluss -1 ruudus on 1, -4 korda 1 korda 6 on 24. Ehk siis tuleb 1 pluss 24 jagatud 2-ga. Siia murrujoone või selle, juure alla tuleb 25. Ruutjuur 25-st on 5, ehk siis on 1 pluss -5 jagatud 2-ga. Ja nüüd me leiame need vastused. Esimene X meil tuleb 1 pluss 5 jagatud 2-ga. 1 pluss 5 on 6, 6 jagatud 2-ga on 3. Ja teine tuleb 1 miinus 5 jagatud 2-ga. 1 miinus 5 on -4. -4 jagatud 2-ga on -2. Ehk siis me saime sellised vastused. Ja nüüd me peame lahendama selle, mis ei tohi siis võrduda 0-ga.
ehk siis kui me ta võtame niimoodi, et ta ei tohi võrduda nulliga, siis mis me saame siit vaadata? No kõigepealt me saame mõelda niimoodi, et see x siin ei tohi olla 0. Sellepärast, et kui ta oleks 0, siis terve see, me korrutaksime nulliga siin seda 2 ja me korrutaksime nulliga seda sulgu, nii et kõik see tuleks kokku 0. Nii et me kohe saame öelda, et x ei saa olla 0. Ja siis siin on see sulu sees me vaatan, et siin see x ei saa olla -2, sest kui see x oleks -2, siis oleks -2 pluss 2 oleks 0 ja siis me korrutaksime jälle kõike nulliga, nii et tuleks kokku 0. Nii et me saame öelda, et x ei saa ka olla -2. Ja nüüd me peame võrdlema neid vastuseid, mis me saime siit ja neid vastuseid, mis me saime siit. Mis me näeme on see, et siin on üks lahenditest oleks nagu -2, aga siin on öeldud, et aga ei, x tegelikult ei saa olla -2. Nii mis me saame öelda on see, et vastus on tegelikult ainult see 3 ja mitte see -2, sellepärast et -2, kui me võtaks vastusesse ka -2, siis see tähendaks, et me peame ta asendama siia tagasi ja siis tuleks see jagamine nulliga ja nulliga jagada ei saa. Ehk siis vastus on x võrdub 3. Ja siia kõrvale me võime kirjutada, et see on võõrlahend. Võõrlahend. Võt. Ja see ongi see. Kui tahta seda kontrollida, seda tingimata ei ole vaja kontrollida, aga kui tahta seda kontrollida, siis võib samamoodi teha niimoodi, et lihtsalt asendada selle 3 ja -2 siia asemele, kus need kõik x-id on, ja siis vaadata, et kas tuleb õige vastus või mitte. Et seda võib teha, tingimata ei ole vaja. Aga kui tahta veenduda oma vastuse korrektsuses või kui ülesandes on küsitud, et nagu kontrolli, siis on seda vaja teha. Nii et see on see, kuidas see käiks. Aga teeme teise ülesande ka. Ja teises ülesandes meil on nüüd niimoodi, et meil ei ole antud kõik ühe murrujoone peal. Nii et esimene asi, mis me peame tegema, on see, et me peame saama ühele poole 0 ja kõik teised asjad ühe murrujoone peale. Kuidas me seda teha võime on see, et kõigepealt vaatame, kuidas me saaks need ühe murrujoone peale. Siin ma näen, et see x ruut miinus x tegelikult on sama, mis x korrutada x miinus 1. Nii et see on see, kuidas ma ta ümber jälle kirjutan, et me saaksime nagu vaadata, et millega me teisi asju peame laiendama, selleks, et me saaksime sinna kõik ühele murrujoonele võtta. Ja selleks, et me saaksime niimoodi teha, siis me näeme, et siin see x miinus 1, see on sama, mis siin, nii et teda me peame laiendama ainult x-iga. Ja nüüd see 2 jagatud x-iga, teda me peame laiendama x miinus 1-ga, et me saaksime nad kõik samale murrujoonele võtta. Nii et meil on siin miinus 2x korrutada x-iga jagatud x miinus 1. Ja siis meil on veel siin, nüüd me peame selle osa siin liigutama teisele poole murrujoont. Kui me seda teeme, siis me tegelikult lahutame mõlemalt poolt sama arvu, et see võrdus kehtiks, nii et selle ette tuleb miinus. Ehk siis meil on miinus 2x miinus 1 jagatud 2x miinus 1. Ja see kõik võrdub 0. Et seda ei tohi ära unustada. Nii, ja lähme, ma kirjutasin liiga laialt jälle. Okay. Ehk siis nüüd me paneme need kõik ühisele murrujoonele, sellepärast et kõigi nende nimetaja on sama. Ehk siis meil on 2 miinus 2 korda x ruudus miinus 2x pluss 2. Miks see pluss tuleb, on see, et siin on see miinusmärk. Ehk siis selle ees on miinus ja siis me korrutame teda siin ja siin on veel üks miinus, nii et see tuleb kokku pluss. Aga niisiis. Ja siis see on kõik jagatud x korrutada x miinus 1-ga ja see võrdub 0. Nüüd me koondame kõik need erinevad arvud ja tundmatud ja asjad siin. Elemendid koondame ära. Meil on miinus 2x ruudus miinus 2x pluss 4 ja siis x miinus 1. Ma lihtsalt võtsin kõik sarnased kokku ja see võrdub 0-ga. Nii et nüüd me oleme jõudnud sinna hetke, kus meil on ühel pool on mingi asi ja teisel pool on 0. Nii et nüüd me peame ütlema, et et see osa siit peab võrduma 0-ga ja siis see alumine osa, mis värviga ma teen, kollasega äkki, see osa siit ei tohi võrduda 0-ga. Ehk siis kirjutame ta välja. Miinus 2x ruudus miinus 2x pluss 4 võrdub 0-ga.
ja siis see x miinus 1 ei võrdu nulliga. Nii, siis meil on selline süsteem. Ja et nüüd me lahendame selle süsteemi ja siis selle süsteemi lahendid on ka selle murdvõrratuse või murdvõrrandi lahendid. Nii et alustame sellest sinisest. Ehk siis meil on miinus 2x ruutu miinus 2x pluss 4 võrdub 0. Kõigepealt me võime nagu natuke lihtsustada seda, et see oleks ilusam. Nii et me jagame kõike miinus 2-ga, sest siis me saame ilusamad arvud siia ja siis me tõenäoliselt teeme vähem vigu. Nii et meil tuleb 2 või x ruutu, siis on miinus, pluss x, sest me jagasime miinus 1-ga, siis on miinus 2 ja see võrdub 0. Nüüd me võime jälle kasutada seda ruutvõrrandi lahendamise valemit ja leiame sealt siis need x-id. Ehk siis meil on nüüd miinus 1 pluss miinus 1 ruudus miinus 4 korda 1 korrutada miinus 2 jagatud 2-ga. Või 2 korda 1-ga, aga see on sama mis 2. Nüüd meil tuleb miinus 1 pluss miinus 1 pluss miinus ruutjuur 1 pluss 8 jagatud 2-ga võrdub 1 miinus 1 pluss miinus 3 jagatud 2-ga, nii et x1 on miinus 1 pluss 3 jagatud 2-ga on 1 ja x2 on miinus 1 miinus 3 jagatud 2-ga on miinus 4 jagatud 2-ga on miinus 2. Nüüd teeme selle kollase ja vaatame, mis sealt tulevad. Ehk siis meil on see x, mis ei tohi võrduda nulliga. Nüüd jälle vaatame, et mis ei tohi siin olla. Et see x on ju ei saa olla 0, sellepärast, et kui ta oleks 0, siis selleks jälle kõik korrutis oleks 0, nii et x ei saa olla 0. Ja teine, mis x ei saa olla, on siin, et x ei saa olla on ju 1, sest kui x oleks 1, siis tuleks jälle terve korrutis 0. Ja nüüd me võrdleme neid kahte osa. Me vaatame, et siin on need ja nagu mis see x siis võib olla lõpuks. Et me näeme, et see siin on võõrlahend. Sellepärast, et x ei saa olla siis 1, sest muidu tuleks sinna murujoone alla ka 0 ja 0-ga ei saa jagada. Nii et me saame öelda, et vastus on x on miinus 2. Kui me tahame siin kontrolli teha, mida tingimata ei ole vaja teha, kui ülesanne just seda ei nõua, siis me lihtsalt peame asendama need vastused, mis me saime, asendama sinna kõige ülemisse võrrandisse tagasi. Et see oleks see, kuidas seda kontrolli teha. Ja et see on see, kuidas saab lahendada murdvõrrandeid.